Hans Orru Tartu Ülikoolist peremeditsiini ja rahvatervise instituudist ja keskkonnatervishoiu kaasprofessor. Nende rohealadega ma väga palju ei ole tegelenud, natukene olen inimarengu aruande kontekstis, eelmine inimarengu aruanne, et seal me vaatasime, et mis kasu nendest tuleb. Küll on üks uus uuring meil nüüd järgmisel aastal eeskätt tulemused, kus me siis püüame hinnata, mis kasu sellest siis tuleb. Ja muidugi puudutan siin ka neid sanatooriumipargi ja teiste Tartu parkide kontekstis, mis negatiivselt siis nende kadumisega võiks siis juhtuda. Et iseenesest see rohealade tervisekasu on päris hästi teada ja mõningatest aspektidest on see paremini teada, et see on üks joonis, selline suur keskkonnatervise keskus on siis Barcelonas ja seal suur töörühm tegeleb siis nende erinevate uuringute teostamisega. Mustaga on meil paremini teada, halliga natuke vähem teada. Me teame väga hästi, et stressi vastu aitab. Käite metsas pargis jalutamas, on pärast parem olla, ei saa vastu vaielda. Loomulikult saab seda ka peenemalt igasuguse statistilise mudelitega näidata, aga teatud asjad on juba ilma selletagi selged. Teeme sporti, kõnnime seal, ka meie oodatav eluiga suureneb, oleme tervemad. Meie vaimne tervis on parem, et ka seda on isegi vaadatud, et kui inimesed kõnnivad erinevates keskkondades ja siis neil on peened traadid küljes ja siis on näha, mis ajusignaalid ühel hetkel ja teisel hetkel siis tema peas siis toimuvad. On parkides jällegi parem olla. Kognitiivne võimekus, et kuidas me siis meedita ülesannetega hakkama saame. Et kui me seda rahulikus keskkonnas teeme, paremini suudame järgida, kas või praegust ettekannet on ja versus, kui sa oled kuskil suure tänava ääres. Ei saa nii hästi keskenduda. Unekvaliteet jällegi on ju vaiksem, parem. See vähirisk on selline mitte nii palju uuritud teema, aga ka siin, et tegelikult jällegi pigem puhtama keskkonna tõttu, et vähem saastajad puutud kokku, jällegi on sinu tervis parem. Lapsed on meie jaoks ka väga olulised. Et kui ikkagi lapsed saavad käia pargis, sportida, siis nad on, jooksevad kiiremini, siis ka nende sotsiaalsed oskused on paremad, et nad tegelevad millegi muuga kui ainult nutitelefonis viibimine. Need on ka probleemid, millega meie lapsed järjest rohkem siis kokku puutuvad. Et selline üks tervise näitaja, mis juba lapsest peale hakkab, on siis väike sünnikaar, et tegelikult kui laps on juba sündides väiksem, siis hiljem on tal risk erinevate haiguste tekkeks suurem ja kogu tema elukaare vältel tegelikult on erinevad terviseriskid mõnevõrra siis suuremad. Et lastest edasi minnes leidsin ka Keskkonnaameti sellise toreda posteri, kus näidatakse ka, et millised hüved siis tegelikult ka meie lastele siis tulevad, sest puhtamast keskkonnast läbi siis vaimse tervise, enne ma mainisin siin erinevad neid kognitiivsed võimed, ülesannete lahendamist, paremad suhted vanematega omavahel. Me saame seal käia puhkamas, hobidega tegeleda, kui me võtame ka need sellised ka looduslikumad alad, mitte ainult siis pargid, et ka näiteks erinevad sportimisvõimalusi meil Tartus päris paljudes parkides. Ja teinekord läheb seal lausa kitsaks, et kui me eile õhtul käisime ka lastega Toomemäel, siis parasjagu seal rühm inimesi jooksis, 30 inimest ja tegelikult see Toome org oli inimesi täis. Et siis meil tekkis küsimus, et kui palju see mahub ühte park inimesi, et see tundub päris suur, see Toome park, aga kui seal on ikka korraga 50 inimest, kes tegelevad aktiivselt millega, et siis on seda juba päris palju. Nii sellest füüsilisest liikumisest ja sellest oli meil ka juttu, et ka meil on antud ette tegelikult sellised normid, et kui palju võiks liikuda. Kas teate, mitu sammu peaks päevas tegema? Jah, et sellest teaduslikku põhjendust ei ole, aga kui see öeldi, et oleks selline tore arv, mis kõigile meelde jääb, et 10 000 jääb kõigile meelde, et lapsed peaks rohkem liikuma, neil on lühemad sammud ka, et nemad peaks kuskil 15 000 liikuma. Et seda teha on ja, et loomulikult me võime kuskil suure tänava ääres kõndida,
aga parem oleks ikkagi, kui me saaks seda teha sellist puhtamas keskkonnas, looduslikumas keskkonnas. Nii et ainuke koht, kus me oleme siis ka Eesti andmete põhjal vaadanud, et kuivõrd Eesti tervise andmed on siis ka sellest muutunust ja ka ütleme selline üldisem heaolu, oli siis selles inimarengu aruandes, kus mina olen autorid, aga ka oma abikaasa, kes on siis sotsioloog, säästlikkuse sotsioloog ja siis Mait Lang, kes siis oli Maaülikoolist, tollel ajal nüüd on ta vist Tartu Ülikoolis. Mõlemal pool on ikkagi, jah. Et tema oli meil siis ka kavas. Ja siis, kui me vaatame, mis siis need seosed on, et nagu ikka asjad on omavahel väga tihedalt seotud, et ühtepidi on meie heaolu, mis tervis on üks nendest heaolu näitajatest, aga tegelikult on tänapäeval nii-öelda tervise heaolu see laiem, et me tahame mitte seda, et me oleksime ainult terved, vaid tahame, et meil oleks ka hea olla. Et me saaksime oma kaaslastega, oma sõpradega suhelda, et meil oleks piisavalt selliseid hüvesid, materiaalseid asju ja me tunneksime ennast turvaliselt. Samaaegselt on kahjuks meie keskkonnas ka erinevad riske. Et on saastatus, on puudus sellistest asjadest nagu siis toit, ikkagi endiselt on palju selliseid haavatavaid gruppe ka Eestis ja vigastused. Nii ja mis me siis selles analüüsis tegime, et me vaatasime, kui palju on roheala siis inimestel 500 meetri raadiuses. Ja kui selline uuring on Euroopa sotsiaaluuring, kus on erinevad lained olnud, ka praegu on Eestis käimas järjekordne ja tulemas üks sotsiaaluuring, aga 2012 oli see rohkem keskendunud siis tervisele. Et olid nemad siis küsimused, et kuidas te oma tervist hindate, et kui sa küsitakse, milline on sinu tervist käesolevat hetkel, saad öelda, kas on väga hea, selline keskmine halb või siis väga halb, et kuidas siis inimesed hindavad. Et me tahame, et ju kõik hindaksid, et oleks hea või siis väga hea. Kui sageli olete füüsilist aktiivne, et kui tihti on teil siis 20 minutit päevas sellist füüsilist aktiivsust, et sellised sotsiaalsemad nii-öelda tunded, kuidas me tunnetame seda kogukonda, et teatud juhtul oli siin eelmise ettekandes on näha, et igast kogukond on väga tugev ja eriti siis kriisisituatsioonides, kus sa näed, et see keskkond võib õõneneda, depressiivsus ja muud küsimused. Ja nii-öelda see rohealade hulga leidmiseks on erinevad meetodid, et selles uuringus me kasutasime kaarte. Et nad kaardi peal on ära siis kirjeldatud, et siin ettekandes võib ka kaardid näha, et milline on roheala, milline on siis elamutega ala ja mida rohkem sul seal poole kilomeetri raadiuses on, et siin on ka näited mõningatest nendest, et kus on siin maja kuskil siin keskel ja siis tema ümber, millised rohealad siis on. Et selle me siis leidsime ja siis mis me analüüs siis näitas. Et inimestel, kellel on siis 500 meetri raadiuses rohkem rohealasid, nemad siis on suurem tõenäosus, et nad hindavad oma tervist paremaks, et nad on iga päev füüsiliselt aktiivsed, tunnevad suuremat lähedust teiste kogukonna elanikega ja nad on vähem depressiivsed. Et selles mõttes on väga oluline, et see roheala oleks olemas ja ta ei oleks mitte väga kaugel. Et miks 500 meetrit, et kui ta juba kilomeeter on, siis sa võib-olla väga ei viitsi kliendida nii kaugele. Et sa tahad, et see oleks ikkagi sul kodu lähedal ja kergesti siis kätte saada. Siis teine võimalus, kuidas me saame need rohealade hulka hinnata, on selliste satelliitidega, mis siis ka meil igapäevaselt üle lendavad. Ja on nii, et oleneb ka, mis värvi näiteks need hetkesed on. Et erinevat valgust nad peegeldavad, nad neelavad ja siis need satelliidid, kes siis meid üle lendavad, et saavad siis hinnata, et kui palju on siis seda rohelist värvi siis meie ümber. Ja selle alusel siis hinnata sellist vegetatsiooni siis indeksit. Miks see nagu kergem on, et sellised andmestikud on tegelikult praegusel hetkel meil kättesaadavad ja need andmed on siis ka täitsa olemas. Ja seda on palju kasutatud siis erinevates terviseuuringutes, kus on siis vaadatud näiteks siin on ülevaade, selline
ütleme, et kuidas me ka teadust teeme, et ühtepidi on meil sellised üksikuuringud, et mina uurin ja mina midagi leian, aga teine on, et kui keegi teeb ülevaate sellest, mida siis mitu uuringut näitavad, et mida rohkem on meil uuringut, seda tugevam on siis tõendus selle kohta, et asjad tõepoolest nii on. Ja sellest näiteks metaanalüüsis oli siin ikkagi algselt leidsi siis 1000 uuringut, aga lõpuks siis 77 uuringut, kus oli vaadatud siis sedasama vegetatsiooniindeksit ja suremuse riski ja siis selle alusel leiti, et kui nii-öelda see vegetatsiooniindeks siis muutub, et ta võib olla kuni 1-ni ja kui see muutub 0,1 ehk siis 10% võrra, et siis see suremuse risk on 4% siis suurem või madalam. Kui rohelust läheb vähemaks, suremus suureneb, kui tuleb juurde, siis tegelikult suremus siis väheneb. Et see on kaudselt väga paljude tegurite kaudu, et see võib olla saaste, see võib olla füüsiline aktiivsus ja ka üldse selline depressiivsuse vähendamine ja siis nii edasi. Mis meil siis järgmisena siin ka plaanis on, et Keskkonnaministeeriumi siis tellimusel hakkame siis ka hindama, et mis tervisekasu siis need toovad ja kui palju siis suremus siis väheneb. Et seda me oleme teinud siis õhusaaste puhul, et see on tervisemaa hindamine ka selline metoodika. Ehk siis kui me hindame ära teist inimesel, igal Eesti inimesel, kui palju siis seda rohelust tema ümber on. Me teame praegust suremust, teame need epidemioloogilised seosed ja siis saame leida, et näiteks kuivõrd kasulikud on need praegused rohealad. Ja idee on ka selles, et me võrdleme siis 2010 ja 2022 aastat ja vaadata, et kuidas on ka dünaamika, et mis suunas me oleme siit liikunud, et kas asjad on paremaks läinud või asjad on halvemaks läinud. Et tegelikult ma ei oska täpselt öelda, et kumbad pidi ta on, et me seal ei suuda nii hästi identifitseerida, et millised need rohealad on, et see on nagu kõik rohealad, mitte ei lähe sinna kvaliteeti sisse, kas seal on nüüd, ta on lihtsalt park või ta on kaitsealune mets või siis nii edasi, et selliste uuringute kohta või seadmete kohta ma ei ole, et tegelikult võiks ka seda kunagi tulevikus siis vaadata. Siis teistes riikides on ka sellised eksperimentaalsed uuringud, et ma natukene siin ka mainisin, et ajuaktiivsust on vaadatud, aga on vaadatud ka näiteks stressiteket. Ja siin samamoodi, et ka siin uuringutes on üks eestlane osalenud, küll töötab ta Soomes. Ida-Soome ülikool ja siis Helsingi ülikool ja mitmed teised organisatsioonid on siis need uuringud siis agiteerinud. Ja kus inimesed said siis istuda ja siis lahendada teatavaid ülesanded. Et ongi, et nagu mainisin, et kui sa oled ikkagi siin tänavääres, siis sa ei saa nii hästi keskenduda kuskilt siin pargis olles. Et sellised kognitiivne võimed, ütleme, selle kohta on siis ikkagi rohealadel paremad ja inimesed tunnevad paremini. Siis saame ka sellised tervise näitajad ka mõelda, et näiteks sa kõnnid, et nii-öelda rohelises keskkonnas versus linnatänaval, kui palju näiteks su vererõhk siis ühel või teisel juhul siis suureneb. Kui sa sportlikult nii-öelda liigud, siis see niikuinii muutub, südamelöögisagedus muutub ka, aga ühel juhul võib olla sul veel lisa siis stressifaktor, mis siis seda siis mõjutab. Ja mida nad ka selles uuringus leidsid, selles katselises uuringus, et selline linna looduses olev vähendab siis stressi ja tegelikult seal uuringus ei tulnud välja, et oleks väga suur vahe olnud, et kas on siis park või siis metsaala, aga metsaala paistab olema ikkagi natukene parem kui lihtsalt park. Ja siin mõõdeti ka siis sellist stressihormooni nagu kortisoli, et üldiselt selle tasemed siis ikkagi muutuvad ja stressiga on see siis seotud. Ja samamoodi seda südamevereskonnaga näitajat seal Soome uuringutes on vaadatud, et kas jällegi oli siis metsaalad, pargid ja siis linnakeskkond. Ja siis sellest rohelistel aladel selline kardiovaskulaarset või südamevereskonna näitajate muutus oli siis väiksem, et nendel on siis positiivne mõju südamevereskonna
väiksem õhusaastega kokkupuude, väiksem müraga kokkupuude, mis tegelikult ka, et me oma uuringutes ja mujal on näinud, et kui on väiksem kokkupuude õhusaastega, et siis see on positiivne mõju südamevereskonnale ja samamoodi on siis ka müraga näiteks häiritab sind ja häirib ja sa ei saa magada ja inimesed lähevad ka paksemaks ja igasugu erinevad tervisemõjused on meil ka siin. Siis mul tekkis ka see küsimus, et kui suur peaks olema see roheala. Et kui me selle sanatooriumipargi võtame, et siis poliitikud otsustajad ütlevad, et mis seal ikka pool võtame ära, aga pool jääb alles. Et kui 15 hektarist saab 7, et sobib ka see on. Aga tegelikult ka siin on näidatud, et on ikka vahe. Et siin on ingliskeelsed mõisted, et erinevates uuringutes, kus ma siin leidsin, et riikides natuke varieeruvad. Aga näiteks selle Wiedemanni juures, et kui ta on ikkagi 5 hektarile, et siis ta nagu selline lähiümbruse park või ütleme isegi selle majade, juures olevate majade park, aga kui on ta ikkagi suurem, siis ta on ümbruskonna park. Ongi, et kui see sanatooriumi park on võib-olla 15 hektarit, siis tuleks sinna ka kaugemalt. Kui sinna ehitatakse majad, siis sellest pargist saab nende ümberkaudsete majade park. Et selles mõttes see olukord võib päris palju siin muutuda. Või ta on kohalik park või jällegi ümbruskonna park. Et need hektarid siin natuke varieeruvad, et kuivõrd milliste linnadega on meil tegemist, et kas meil on rohkem juba seda roheala või seda on väga väheks jäänud. Aga kindlasti sellised ka juba väikesed muutused siin, või päris suured muutused tegelikult hektarite mõttes võivad mõjutada seda, et millise pargiga meil siis on tegemist. Ja siis see sanatooriumi park iseenesest ka praegusel hetkel on sellised spordiobjektida kirjas, et tegelikult sportimine on kasulik tervisele, et mitte keegi vaidle selle vastu. Tippspordi juures on nagu küsida, et kas see on alati tervislik, aga see rahvasport, see on ka kindlasti. Ja tegelikult on siin päris pikk valgustatud rada ja kes on spordiga tegeleb, teab, et väikest ringi ei viitsi joosta. Kui sa pead ikka 100 ringi tegema, siis see on üsna tüütu, et tahaks ikka pikemat ringi teha. Ja selles mõttes on oluline, et me säilitaksime ikkagi pikemat distantsi. Ja siis võib-olla ma mainisin juba seda ära, et sanatooriumi pargi mõttes, et kas see jääb siis selliseks suuremaks rohealaks, kus saavad tulla ka kaugemad elanikud Tammelinnast ja ka siin suvilas, kus need suvilad ümber ehitavad seal sanatooriumi pargi kõrval või siis see tungib tõepoolest ikkagi ainult selle kohalike elanike jaoks. See on negatiivne stsenaarium. Siis teine selline negatiivne stsenaarium, täna on ka teisi meeleavaldusi seoses selle keskpargiga. Et mis seal ikka on, et ehitame pool täis, pool jääb ju alles. Aga praegusel hetkel on ta ikkagi selline eraldiseisev park. Aga kui ehitada sinna üks maja, mis on sama suur kui park, siis minu arust on see ikkagi maja esine murupõts. Ja öelda, et seal inimesed ei käi, et ühtepidi on võib-olla selle kunstlikult see, et seal ei ole kõnniteid ega midagi valgustatus pole ikkagi väga pika perioodi jooksul uuendatud ja oodatud, et kas on võimalik sinna siis midagi siis ehitada. Tegelikult kui park jääb poole väiksemaks, et siis mahub sinna ka poole vähem inimesi ja tegelikult võib-olla isegi veelgi läheb poole vähem. Et need funktsioonid muutuvad, et sa ei lähe sinna parki, vaid tegelikult sa lähed sinna lihtsalt sinna majja minnes, sealt läbi minnes, mitte sinna aega veetma, vaid sealt siis läbi siis liikudes. Ja kes ütleb, et meie pargid on suured, et siis võib maailmas ringi käia ja saab aru, mis on suured pargid. Tegelikult meie pargid on ikkagi suhteliselt siis väikesed. Siis Irja palus, et ma natuke puudutaksin seda kliimamuutuste teemat ka. Et ka nende tervisemõjude uurimisega oleme tegelenud ja üks võimalus hinnata siis seda positiivset mõju, mis rohealalt tuleb,
Et lihtsalt võtta selline termokaamera ja siis vaadata, et millised on siis need erinevad temperatuurid. Ja no ma arvan, et selle raketiteadus, et öelda, et puu all on jahedam kui lõõskava päikese käes. Et see kindlasti kaitseb meid kuumuses. Ja sellised näited, mis suvel Haapsalus toimus, et me ühtepidi räägime kliimamuutuste leevendamisest, kohanemisest, aga samas trasside ja muude rajamise tõttu võtame kõik puud maha, tegelikult ei ole inimestel seda varju, kus siis edaspidi siis kõntida. Et seetõttu on oluline ka ikkagi säilitada seda rohelust, et meil oleks võimalus minna siis lõõskava päikese kätte. Et üks võimalus on minna kaubanduskeskusesse konditsioneeritud sellise õhu kätte, et see on ka väga hea eakatele inimestele, aga teine võimalus on ikkagi parki minna ja meile meeldib ka looduses olla, et teinekord on see liiga kaugel, aga samas pargid on sellised lähedased, et kuhu inimesed saavad siis minna. Nii ja siis kokkuvõtteks, et mis me siis nägime, et meil on tegelikult maailmas juba piisavalt palju teadmist selle kohta, et rohealadel on positiivne mõju tervisele nii lastele kui siis täiskasvanutele. Sedasama tervisekasu oleme praegusel hetkel näidanud küll ainult ühes uuringus siin Eestis, aga teine on siis nii-öelda käsil ja loodetavasti tuleb neid veel. Ja et teinekord ongi see absurdne, et sa pead näitama täpselt sama asja, mida teised on juba näidanud, et siis poliitikakujundajad seda rohkem siis usuksid. Aga kahjuks niimoodi on. Et leiutada see jalgratast uuesti siis Eesti inimeste jaoks. Ja ma arvan, et päris kindlasti suurem tervisekasu tuleb sellest, kui need rohealad on suuremad. Et seal on rohkem inimesi mahub sinna ja seal on ka rohkem võimalusi tegeleda siis erinevate sportimistega, vaba aja veetmisega, et lihtsalt rohkem inimesi mahub siis sinna ja nad võivad tulla ka siis kaugematelt piirkondadest. Ja seesama kliimamuutustega kohanemine, et see on üks sellised suuremad väljakutsed taas tahtmata siin lähikümnendatel ja sealt on oluline ka, et me säilitaks sellist looduslikku keskkonda, mis siis meile varju pakub. Lisaks sellele, et me siis peaksime need ka konditsioneerida endale siis hankima. Nii, aga sellega oleks siis minu poolt kõik, et aitäh! Te mainisite ühte uut uuringut, kas ma sain aru, et see on, ma püüan hästi kõvasti rääkida, ma ei armasta mikrofoni. Pilistama, et teil on üks uus uuring juba käsil. No algamas, et see ei ole käsil, et ta on algamas, et kus siis kõigi inimeste Eestis näidata, kui suurt tervisekasu need rohealad jah, aga minu küsimus ongi nüüd selles, et kas, kui teil on lähteülesanne olemas, kas seal on küsitud ainult eraldiseisvaid rohealasid või on palutud analüüsida ka rohealade omavahelisi seosid ehk rohealade võrgustikku ja seda, et kas tegelikult Siililegi selge, et eraldiseisev üksik roheala on tervisele vähem tõenäoliselt kasulik kui võrgustik, et kuidas siis teie tellijad saaksid hinnata, et juhtida neile tähelepanu sellele, et ka võrgustike peale mõelda. Jah, et see on kahjuks need ainult eraldiseisvad ja üldse põhimõtteliselt mitte hinnata rohepõlede kvaliteeti, vaid lihtsalt rohelus, mis siis sinu ümber on üldisemad ja mis siis tuleb satelliidipiltide peal. Ja et selles mõttes ta ei ole väga täpne, et on selline. Aga see on vähemalt üks siis samm, et tegelikult jah, et kui meil on juba mingi teadmine siis olemas, et siis me võime võib-olla edasi minna, et seal ei saa ainult ka mingid surmaregistri põhjal, et seal on vaja ka siis inimeste sellist küsimustikke intervjuusid, et kuidas nad siis tunnetavad ja kuidas nad siis hindavad, et seal on ka teisi meetodeid vaja. Ja ühe täpsustava märkuse ütlen veel, et miks ma seda küsisin, on see, et meil räägitakse nüüd Postimehes, kuna ma olen põline tartlane, siis Postimehes oli räägitud, et sellest 48. aasta generaalplaanist ja toodud seda selle näitena, miks me võiksime kesklinna täis ehitada, aga ei olnud kordagi seda võrreldud väga hea nõukogudeaegse
tookordse ka veel generaalplaaniga, kus oli kesklinna haljastus ette nähtud lahendada maleruudukujuliselt ja kõik aiasalad omavahel siduda rohevöönditega, et just, et sellepärast oli mu küsimus ajendatud. Ja et ma täiesti nõustun, et see, kui tollel ajal olid seal igal pool majad, see ei tähenda, et oli hästi. Et lihtsalt tollel ajal oli niimoodi, aga keegi analüüsi, et kas see oli parim lahendus. Lihtsalt võetakse see lahendus, et nii oli, aga tegelikult võib-olla praeguse ajal on hoopis paremini. Et väga hea, seda kliimamuutuse tõid sisse, et me oleme ka nüüd viimasel 3 aastal kaardistanud droonide pealt kuumalainete ajal Tartu piirkondi. Ja see sanatooriumipark on tegelikult kõige suurema Kuumasaare kõrval, see on sama Lõunakeskus. Et Lõunakeskuse parkla ja kõige kuumem on Lõunakeskuse jäähalli kumer katus läheb, kus temperatuurid on üle 90 kraadi. See on tegelikult hämmastab, kui suured on temperatuuri erinevused, et kui on väljas 30 kraadi ja 12, siis kuskil varus on veel plus 18 või 19 ja kuskil on juba plus 56 ja 60 kraadi tähendab, et tegelikult see on ääretult, me ei teadvusta, kui suured tegelikult mikroklimaatilised erinevused ja siin on tõesti rohealad hästi palju. Mart Kassik, siin olen. Mina tahan seda öelda, et ma elan seal Lõunakeskuse juures ja tegelikult on ju see sanatooriumipark üks hea puhvertsoon, praegu laiendatakse seda Lõunakeskuse sooja saart. Selle hullumaja teaduse pargist võeti suur osa maha ja see betooni ja asfaldi pind järjest suureneb. Nii et selle sanatooriumipargil on ikka topelt nagu koormus selle eastamiseks ja teine on see keskpark. See Turu ja Riia maantee nurk on jälle üks Tallinna või Tartu, üks soojemaid piirkondi. Ja kui me võtame selle keskpargi maa, siis me võtame need rohesaared ju kõrvalt ära. Ja ainult punane, isegi Tartu südalinn on õnnalt roosa, seal ei ole ka puid ju. Ei ole jah, ei ole minna kuskile. Aga suur aitäh veel juurde. Veel küsimus oli palju. No laseme seda veel. Sanatooriumipargi kaitseksin ja selle kuulatud ettekannete põhjal, et loomulikult tuleb kaitsta seda parki tema praegu olemasolevas suuruses. See teenindab suuri linnaosasid. See oli väga hästi näha siit slaididelt, see oli Sulevnurme slaidilt väga hästi näha. Seal elab umbes 16 000 inimest, kellel tegelikult on jalgsi võimalik tulla siia parki ja väga hästi ka linnaliini bussidega mõlemast suunast mööda Riia tänavat, iga 10 minuti tagant bussid Veeriku suunast, iga 10 minuti tagant number 2 buss, nii et see on hästi kättesaadav park ja see teenindab elanikkonda täie nagu jõuga. Veel üks kiire küsimus. Sellises asjas, et see roheala on muidugi väga kasulik ja tervislik ja kõik, aga kas kuidas siis selle asja peale mõeldakse, et Eesti on ju niisuguses kohas, kus 5 kuud ei ole seda rohelist. Aastast 5 kuud ei ole seda. Mida me siis me peaks võtma ennast talve unne vist või? Et olla tervislik. Enamjagu, mis on puud ja värgid, mis need on, enamjagu kõik lehtpuud. Enamjagu on lehtpuud. Tuleb sügis, siis on kõik nii raagus, mitte midagi enam ei ole. Rohelist ei ole 5 kuud. Mis selle kohta öeldakse? See ei sega sportimist. Ei no sportimist muidugi, aga just see, et see roheala. Ta ei ole ju roheala siis. Enamus on roheline teatud perioodil ei ole, aga teatud tegevus. No ütleme niimoodi, et sa suusatama saad parki minna, aga suusatama kuhugi sõidudele sa ei saa minna. See on kokkuleppe küsimus muidugi, jah. Teil oli ka küsimus veel, jah? Ütelge, milleks Kastani lehed on kõik ruunid ja punakad ja täpilised. Ja milles asi on? Mis viga see on? See ei ole Kus see haigus tuli nüüd siis? See ei ole ülevabariik. Ma viatasin nii ära, võtsin sae kätte ja 5 tükki lõikasin eti vahel maha. Sellele ma ei oska vastata. No, et see peab tundma. Mina tahaks ütelda, ärgu lastaku Kaplinskil sanatooriumiparki küll täis ehitada, jumal hoidku selle eest. Mina olen siin Veeriku rahva eest kohe 10 sõrmega vastu sellele. See on meie roheline ala, see on meie mets, las jääda ükski mets meile. Me käime seal jalutamas, me käime seal
meie rahvas käib seal koeri jalutamas, me käime seal kepikõndi tegemas, me käime seal suusatamas, ärgem laskem Kaplinskil seda täis ehitada. 14 maja ärgu tulgu sinna, vaid hoiagu park ja hooldatud park, mida me ise hakkame hooldama, kui vaja on. Aitäh, aga me tuleme vaba mikrofoni juurde, et aitäh veel kord ja läheme edasi, meil oli 2 ettekannet.